Tervist sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu ja see on Karjase kohvi saade. Selles episoodis täna me räägime sellest, et aeg-ajalt meil tuleb nii mitmestki elutormist läbi kõndida. Tormid elus on tavalised. Apostel Paulus küll ei kõndinud läbi tormist, aga ta sõitis laevaga läbi sellest tormist ja sellest on juttu 27. peatükis Apostlite tegude raamatus 20. salmist ja siit edasi, kus öeldakse meile, aga kui mitu päeva ei paistnud ei päikest ega tähti ja maru läks väga kangeks, lõppes viimaks kõik lootus veel pääseda. Ja kui nad siis kaua aega olid olnud söömata, astus Paulus nende keskele ja ütles, mehed, te oleksite pidanud kuulama minu nõu ja Kreetast mitte ära tulema. Siis te oleksid vältinud selle häda ja kahju. Nüüd ma manitsen teid olla julged, sest ükski hing teie seast ei hukku, vaid üksnes laev. Sest sel ööl seisis minu juures selle Jumala ingel, kelle oma ma olen ja keda ma teenin, ning ütles, ära karda, Paulus, sest sa pead saama keisri ette ja vaata, Jumal on sulle kinkinud kõik need, kes on ühes sinuga laeval. Seepärast, mehed, olge julges meeles, sest ma usun Jumalat. Et nõnda sünnib, nagu mulle on öeldud. Siin ingel tuli ja informeeris Paulust, et see torm ei hävita teda ja tema kaaslasi. Nüüd me teame, et inglid on väelised, vaimsed olendid, kes suudavad teha vägevaid asju. Ilmutuse raamatus ainuüksi üks ingel, üksinda, paneb kinni saatana sügavikku. Need inglid on väga võimsad olendid. Ingel oleks võinud peatada selle tormi. Ingel oleks võinud takistada sellel tormil üldse tekkimast. Aga ta ei teinud seda. Ta ei takistanud tormi tulemast, aga ta takistas tormil hävitamast Pauluse ja teiste laeval olevate inimeste elusid. Nüüd üks tõsiasi elus, mida mina olen näinud ja kogenud, ja ilmselt sina samamoodi, on see, et Jumal tingimata alati ei säästa sind igast elutormist. Jeesus saatis oma jüngrid teisele poole järve, teades väga hästi, et torm oli tulemas. Me teame Matteuse evangeeliumis 2 koja ehitajast, kes mõlemad läksid läbi tormist. Nii see, kes tegi Jeesuse sõnade järele, ja nii see, kes ei teinud, nii sõnakuulmatu kui sõnakuulelik, läksid mõlemad tormidest läbi. Aga selle koda, kes oli sõnakuulelik ja tegi Jumala sõnade järele, tema koda jäi tormis püsima. Nii et torm ei ole alati tõestus sellest, et inimene on Jumala tahtes või Jumala tahtest väljas. Joona oli tormis selgelt sõnakuulmatuse pärast. Jüngrid aga olid tormis sõnakuulelikkuse tõttu. Nad tegid, mida Jumal neile ütles teha, liikumas teisele poole järve ja seal muidugi torm tabas neid. Torm teinekord on hoopis kinnitus, et sa oled Jumala plaanis ja tahtes, kus hakates tegema õiget asja, hakates järgima Jumala kutset, otsustades teha kannapööre oma eluga, järgida Jeesust, võid sa avastada, et igasugused väljakutsed just siis kerkivad sinu elu vastu. Kõik oli hästi sinnamaani, kuni sa otsustasid minna koos Jeesusega ja äkitselt alates sinu perest ja sinu lähedastest sind rünnatakse, sind mõnitatakse, sind tõmmatakse maha. Kaikad visatakse kodaratesse, asjad ei lähe. Niipea, kui sa saad Jumala käest teada, et sul tuleb hakata seda teenistusaru ehitama, mingisugused asjad juhtuvad, väljakutsed juhtuvad.
Eelmine nädal ma olin piiskop Märt Vähi uue raamatu esitlusel. Ta rääkis sellest, kuidas Jumal kõnetas teda hakata ehitama Lootuse küla. Ma mäletan, ma kõndisin koos temaga sinna metsa üle kraavi hüpates, polnud isegi silda. Ja kõik, mis oli visioon ja hulgas sääski seal metsas ja ämbliku võrke, mitte küla. Aga niipea, kui Märt astus selle kutsumise suunas, väljakutsed tulid, tormid tulid. Me teame seda hobuse lugu, kuidas hobune lõi kabjaga piiskop Märti otsa näkku. Ta kaotas oma vasaku silma ja pealuu oli mõranenud ja vaevalt pääses oma eluga, nii et torm ei ole tingimata tõestus, et sa oled valel rajal. Teinekord on see kinnitus, et sa teed õiget asja ja põrguväed seisavad sulle vastu, et sa ei liiguks edasi. See oli see, mis juhtus Jeesusele, mis juhtus Moosesele. Enne kui need iial hakkasid täitma oma suurt kutsumist, elu suurimad tormid tabasid neid ja nende elu püüti ära pühkida siit maa pealt. Nii et Jumal alati ei säästa sind elu tormidest. Ta ei tee nõnda, et su elus ühtegi väljakutset pole. Muuseas, ma ei ole näinud kunagi ühtegi tugevat inimest, kellel oleks olnud kerge minevik. Või nii nagu mõningal pool öeldakse, kerge saatus. Ükskõik kelle peale sa ei vaata. Ma olen lugenud elulugusid läbi kogu oma kristliku elu. Ma ei tea, Charlie Chaplin. Tema elu oli väga keeruline. George Foreman, mitmekordne raskekaaluboksi maailmameister, kui keeruline oli tema üleskasvamine. Henry Ford, tema isa pahandas tema peale, kui ta läks linna ja ei tahtnud töötada seal farmis. Ema oli see, kes julgustas teda oma unistusi jälitama. Paljud nendest, neil olid väga suured väljakutsed, raskused nende elus. Piiblikangelased, Joosep. Me imetleme teda, aga vaata tema elutorme. Jaakob, millised elutormid olid temal, kui Laaban teda mitu korda pettis ja raskused tabasid teda, tema palka muudeti, ta anti talle vale naine ja nii edasi ja nii edasi. Või kuningas Taavet, kes redutab kuskil koobastes ja põgeneb oma elu eest, teades, et tal on kutsumine olla kuningas ja ometi ta on keset elutorme. Tormid teinekord katsuvad meid läbi ja meil tuleb mitmest tormist läbi minna, ütleb ka Apostlite tegude raamatus 14 ja 22, et läbi mitme kitsikuse tuleb meil sisse minna Jumala riiki. Ja tormid teevad meid tugevaks. Vägevad meremehed ei tule mitte sileda mere peal laevaga liikujatest. See on tore, paned mootori tööle ja lähed mööda siledat vett. No problem. Aga tõelised merekarud ja meremehed karastuvad mere peal olnud tormidest ja nendest läbi tulles on nende mahtuvus, nende usk, nende tugevus kasvanud ja see juhtub ka sinuga. Nii et Jumal tingimata alati ei säästa sind elu tormidest, aga ta kindlasti päästab sind igast tormist. Tema osa on sind päästa. See on tema vägi, mis sind välja toob. Sinu osa on teda usaldada, mida tema on sulle ütelnud. Usalda tormis, mida Jumal on rääkinud sulle enne tormi. Kui Jumal pani sinu südamesse visiooni, kinnitas sind läbi prohvetliku kuulutuse või sõnumi, pani mingisuguse idee, istutas sinu südamesse, palveajasse, tead, et sa oled kutsutud seda ja seda ära tegema. Ja siis, kui elufaas veereb edasi ja asjad lähevad teises suunas ja need tormid panevad sind uskuma, et võib-olla ma ise leiutasin need asjad välja. Võib-olla see oli minu illusioon. Ja vaenlane püüab sind välja rääkida sellest tormi läbi, mida Jumal on kinnitanud sind enne tormi. Sellepärast Jeesus ütles ka jüngritele, kui ta oli selle tormi vaigistanud, et poisid, kus on teie usk?
te usute selle tormi sõnumisse ja selle tormi sõnum on, et ma hävitan teid, aga te ei usu minu sõnadesse, mis olid, me lähme üle teisele poole järve. Ja kui Jumal on kõnetanud sind siis, kui linnud laulsid, päike paistis, taevas oli sinine, poisid, me lähme üle teisele poole järve, siis sul tuleb tormis uskuda seda sõna, seda, mida Jumal kutsus sind tegema, see missioon, mis ta on sulle andnud, see elusaatus, millest ta on rääkinud, see osa, mis sul tuleb ära teha, see ülesanne, mis sul tuleb korda saata, usu sellesse tormis, mida Jumal rääkis sulle ennem tormi. Ja millega ta sind kinnitas, enne kui sa sattusid sellesse elufaasi. Ma lõpetan lauluga 107:29, mis ütleb niimoodi. Aga oma kitsikuses nad karjusid Jehova poole. Tormis nad hüüdsid Jehova poole ja tema päästis nad nende ahastustest, tõmbas nad välja. Ta muutis maru vaikseks ilmaks ja vetelained jäid vakka. Siis nad rõõmustusid, kui lained suiku jäid ja ta viis nad igatsetud sadamasse. Ja minu julgustus sulle sel hommikul on, kui Jumal on sind kõnetanud ja rääkinud ühe sõna sinu elu üle, siis kõige suurem elutormgi, vaenlase parim rünnak sinu elu vastu, ei saa annulleerida seda, mida Jumal on sulle öelnud. See on täpselt see, mida apostel Paulus siin ütles, olge julges meeles, sest ma usun Jumalat, et nõnda sünnib, nagu mulle on öeldud. See oli see, mida Maarja uskus, mulle sündigu sinu sõna järele, see reema sõna sai imeks Maarja ihus ja sõbrad, see isiklik reema sõna, mida Jumal on kõnetanud sinu elu üle. Tormid ei saa seda ära võtta, ära annulleerida. Seda sõna katsutakse läbi, sinu ustavust ja pühendumist katsutakse läbi, sinu usaldust Jumala vastu katsutakse läbi. Aga sõbrad, Jumal on suurem kui ükski meie elu torm. Nii et usaldame teda. Tema alati ei säästa sind tormist, aga ta alati päästab sind igas tormis.